No nii, esmaspäeva hommik ja me oleme tagasi oma vanade heade klientide juures. Tore on see, kui inimesed sind usaldavad ja kutsuvad jälle ja jälle tegema tööd. Meie eesmärk on siis ühel kõrval pisikesel siuksel talveaial või suvitusmajal siis ära teha siis seinad, lagi ja põrand. Peremees pidi algul ise tegema, aga kahjuks tal ei... Ma ei tea, kas tal ei ole aega või viitsimust. Naisel sai kopp ette, me naerame alati, et kui siin peres naisel kopp ette saab mehe tegemistest, siis saame meie telefonikõne. Aga see on ainult tore. Nii et jah, mis siis ikka. Hakkame siis toimetama siin. Nii, me oleme siis siin seda kuuri tegemas. Tegime ära lae, see sein on peremehe tehtud, meie ei ole seda teinud. Me toome uue materjali, peremees lasi. Siin oli see asi, et peremees pidi ise kuuri ära tegema, aga naisel sai kopp ette ja materjal jõudis allituma enne minna, kui peremees sai selle tehtud. Aga meie tegime praegu lae ja panime sellest nii palju, kui materjalist saime, siis ukse ümbruse ära. Ja siis homme toome siia uue materjali. Ja seda. Ja põrandale pidime ka midagi vaatama. Lähme ups püügist läbi, vaatame, mis klikkvinüüle seal on. Lähme restorani, see on kõht täis. No kõht täis juba. On ju. Okei, tänaseks lõpetame, me peame materjali hankima niikuinii. Mis päev täna on? Teispäev. Teisipäev. Teeme jälle puukuuri. See sein ei ole meie tehtud. Aga need 2 seina ja siis lagi on meie tehtud praegust. Ei, see sein on ka minu tehtud, aga varem. Põranda peame ka ära tegema. Aga see sein, vaata kus võrrad vahet see. Aga ta vähemalt üritas. Okei, kohe on päev läbi. Täna on siis kolmapäev. Kuna vihma sajab, siis me midagi väga teha ei saanud. Kuna seal peaks ju lõikama palju väljas, siis meil täna lihtsalt konstantselt sajab vihma. Marko tangib kütust. Aga ilm on jah siuke väga vihmane meil täna. Aga no mis sa teed? Tuleb nii ära teha. Käisime tegemas ühte garantiiremonti. Kaardi võtsid ikka automaadist enne. Tšeki võtsid. Sellele ei pea võtma, tegelikult ma saan. Et käisime mingi nõudepesumasina uks oli eest ära tulnud. Ma kogu aeg olen mõelnud, millal neist üks eest ära tuleb, sest ega need kruvid teda mingi väga kinni ei hoia. Ja oligi see pesa oli lihtsalt lahti loksunud ja kõik. Aga jah, nüüd me siin oleme. Vihmas. Ilm on siuke väsitav. Tegi väga uimane olla. Aga homme lubas jälle päikest, nii et siis on ehk jälle parem. Ta on siis reede, kell on juba 2 ja ma peaksin täna tegelema siis jälle raamatupidamisaruannetega. Tšeki Virne ootab siin rõõmsat ja programm ootab ka avamist. Ma ei viitsi teha, ma ei taha seda paberimajandust teha. No mitte kuidagi ei taha seda teha. Tegelikult võiks ju iga õhtu natukene teha seda. Aga ma jätan ikka selle aruande viimasena minuti. No olgem ausad, tegelikult kuupäev oli juba eile. Laiskorst nagu ma olen. Aga ma luban, ma esmaspäevaks teen selle aruande ära. Eile ma ühtegi videoklippi ei teinud. Kuidagi unustasin ära, aga me käisime jälle selle kuuri juures ja me tegime ära põranda. Ja nüüd ootame, millal klient otsustab, mis värvi linoleumi ta sinna peale tahab panna, et siis ma saan selle sinna ilusti ära panna. Ja täna ma olen siuke padja nägu ja väga kodune olnud ja võtan nagu hoogu, et seda raamatupidamist jälle teha. Ma ei taha teha seda. Nii palju on seal sisse toksida neid asju, need numbrid pärast, mis sealt välja tulevad, mulle üldse ei meeldi ja see on siuke stressi tekitav ühesõnaga. Et peale seda peab ju jälle mingi suure arve ära maksma. Jah, aga no mis siis ikka, hakkame pihta. Kätte on siis laupäev jõudnud. Peaksin oma raamatupidamisega jätkama, aga jätkan õhtu poole. Sõidan praegust linna toiduvarusi täiendama.
tulnud Arkangeri jalutama. Markole meeldib siin joosta ja jalutada, sest siin on hästi pikad sellised rajad, kus siis tervisesporti teha. Et ei pea asfaldi peal jalga põrutama. Ja eks vaade on ka ilus siin selline fjordi ääres. Saad jalutada. Kaardi pealt on hästi näha, kuidas on loodud siis radasi ühte väikesesse Norra linna, et siin need punased täppidega rajad on siis jalutusrajad. Siin sa võid mõnusasti joosta ja jalutada ja oma terviseporti teha. Väga kihvt minu arust. Ja vaade on ka siin mõnus. Sealt kaugustest tuleb meie tervisesportlane Marko Kaasik. Hop, 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 kiiremini, kiiremini, kiiremini. Noh. Hop, 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 hop. Läheb. Noh, kuidas on enesetunne? Jah. Tuli. Aga saabki läbi ja mul on veel vaja raamatupidamise aruanne ära lõpetada. Ja polegi uuel nädalal uue hooga. Selle nädala töövõiduks võib lugeda seda, et meie selja taha tuli veel üks pood, kes müüb köögimööblit. Seal on mesi meie kõrvadele, see tähendab seda, et meie tööga ollakse rahul ja võib uhkust endale tunda. Nii et jah, et ikka suured ja kõrged tähtede poole. Selle nimel me tööd oleme teinud, et meie kuulsus ikka leviks heas mõttes. Nii et jah, loodan, et teil on ka mõnus pühapäeva. Jõuate ilusti reisid koju.